Väravavaht Mart Poom oli poisikesena kirglik korvpallur, kuni ta ühel päeval sattus jalgpallitrenni. Isa väga tugevale vastuseisule vaatamata otsustas Mart, et jalgpallitrenni tema jääb. Kuni gümnaasiumi lõpuni ainult viitele õppinud Mart Poom veetis oma õhtutel aega sellega, et mängis läbi järgmise päeva treeninguid, analüüsis lõppenud päeva treeninguid ja võrdles andmeid omavahel. Edasine, nagu me teame, on ajalugu. Äärmiselt vaesest perest pärit sprinter Usain Bolt oli ühel koolipäeval väga näljasena koolitrepil istumas. Oli spordipäev ja spordiõpetaja läks mööda ning küsis Usaini käest, miks sa siin istud? Kui väike poiss vastas, et kõht on nii tühi, et ma ei jaksa võistelda, ütles õpetaja, et tule, ma teen sulle lõunasöögi välja, kui sa võidad seda teist poissi. Usain sõi selle sama õpetaja kulul veel palju lõunasööke ja edasine on ajalugu. Nike'i asutaja Phil Knight armastas jooksmas käia, aga ta ei armastanud ühtegi jalanõud, millega ta jooksmas käis. Siis otsustas ta ise oma pea ja käed tööle panna ja mõelda välja jalanõud, millega oleks hea joosta. Järgnes ukselt uksele oma jalatsite tutvustamist, aastate pikkune tihe konkurents Adidasega ja edasine on juba ajalugu. Steve Jobs istus oma vanemate garaažis ja tema pea töötas. Kui ta oli midagi juba välja mõelnud, tuli tema juurde üks reklaamiettevõtte esindaja ja küsis, kas sa tahaksid, et ma teeksin sinu tulevase toote kohta turu-uuringu? Ja Steve Jobs vastas, ma ei taha sellist turu-uuringut sellepärast, et ma mõtlen välja midagi, mille kohta inimesed isegi ei tea, et nad seda tahavad. Ja edasine, nagu me teame, on ajalugu. Me elame hästi paljude nimede maailmas, väga huvitavate lugude maailmas. Ja need lood peegeldavad suurte, kuulsate, tuntuks saanud inimeste nimesid, nende saavutusi, nende kirge töövõimet ja lõputut avastamislusti. Eluloo raamatute läbimüüginumbrid on tohututes kõrgustes terves maailmas. Ja meile meeldib käia teiste inimeste elutubades. Aga miks? Mida me tahame seal näha? Kuigi Jeesuse eluajal eluraamatuid ei kirjastatud, esitas Jeesus kord just sellise küsimuse oma kuulajatele. Mulle näib, et Jeesuse küsimus on ka pisuke etteheite noot ja tegelikult ei ootagi ta oma küsimusele vastust. Ta küsib 3 korda inimeste käest, kes on tulnud teda kuulama, mida te tahtsite näha. Ja Jeesus vastab ise neile küsimustele. Jeesus küsib, Jeesus vastab. Piiblilugudest on meile tuttavad küll sellised lood, kus Jeesuse käest küsitakse midagi ja tema vastab. Ja samuti on meile tuttavad lood, kui Jeesus küsib inimese käest. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ja inimeste vastused on vabastada pimedusest, et mu laps saaks terveks, et mu laps ärkaks surnuist ellu. Ja need on inimeste endast mõistetavad soovid ka täna. Ja Jeesuse küsimus selliste soovide puhul tundub isegi arusaamatu, kummaline. Aga selle loo puhul, mis meil täna vaatluse all on, mitte. Siiski, Jeesus keskendub ka siin inimese soovile, terve rahva hulga soovile ja ta hakkab rääkima ristija Johannesest. Piiblis Matteuse evangeeliumi 11. peatükis on kirjas nii. Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on kuninga kodades. Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Viimane kord, kui Matteus ristija Johannese tegevusest kirjutab, on piiblis 10 lehekülge tagasi.
Nende 10 lehekülge peale mahuvad piibli ühed tuntumad pildid. Jeesuse kõrbe kiusatused, Jeesuse mäejutlus, jüngrite kutsumine, tormi vaigistamine, 6 tervistamist ja 1 surnuist äratamine. Jeesus on alustanud oma tegevust tormiliselt või tormi vaigistavalt. Johannese jüngrid on kõike seda pealt näinud. Johannes ise on vanglas, kuuldust endale pildi kokku pannud ja nõutu. Johannes aimab, et tema aeg on läbi, tema osa tehtud, aga kindluse mõttes nii igaks juhuks saadab ta siiski Jeesuse juurde oma jüngrid küsimusega, kas sina oled see või peame veel ootama kedagi teist? Jeesus ei vasta sellele küsimusele jah ega ei. Ta hoiab Johannese jüngreid päev otsa töövarjudena enda juures ning saadab nad siis tagasi tunnistusega, öeldes neile, rääkige Johannesele, mida te olete täna näinud. Aga Johannes ju teadis juba. Just sellepärast oma teabenõude nende jüngritega Jeesuse juurde ju teele saadabki. Sellega, mida Johannese silmadena teele saadetud jüngrid nägid, pidi Johannes taastama oma usukindluse. Ellen White kirjutab Ajastute igatsuses, et kuigi Johannese küsimus tegi Jeesusele haiget, ei noominud ta sellepärast Johannest. Õnnistegija sõnad, õnnis on see, kes minust ei pahandu, olid õrn etteheide Johannesele. Need sõnad polnud asjatult öeldud. Mõistes nüüd selgemalt Kristuse töö olemust, usaldas Johannes end Jumalale kas eluks või surmaks. Nii kuidas oli parem armastatud töö huvides. Jeesus andis Johannesele teada, mida Johannes teada tahtis. Nüüd küsib Jeesus neilt kuulajalt, kes on tema ümber, kas nemad said seda, mida nad tahtsid, kui läksid kõrbesse, kui tulid Jeesuse juurde. Ja hakkab moodustuma ring, mille lõpus Jeesus teab, on rist. Kui Johannese jüngrid on oma sõnumiga teele saadetud, pöördub Jeesus rahva hulga poole ja esitab oma küsimuste kaskaadi. Mida teie näha tahate? Mida te tulite vaatama? Mida te tahate näha? Ma olen terve oma elu hingamispäeviti kirikus käinud ja mul on väga hästi meeles need ajad, kui teismelise ja noorena oli väga kurb koju jääda ka siis, kui ma olin haige. Kirikusse tõmbasid sõbrad, hingamispäevased kombed ja rutiinid. Ja isegi kui käisin juba ülikoolis Tallinnas, siis sellist nädalavahetust, kui oleksin jäänud Tallinnasse ei tulnud, mind tõmbas ikka oma kodukogudusse Viljandis. Ja ma ei mäleta oma lapsepõlvest ega nooruspõlvest sellist probleemi, millest tänapäeval on siin ja seal kuulda või näha või lugeda, et koguduse liikmed kolivad koos pastoriga ühest linnast teise, mis tahes põhjusel. Või käiakse kuulamas huvitavaid jutluseid siin ja seal, peaasi, et oleks huvitav. Et oleks nii, nagu mina tahan, et oleks. Ja kui ma kasutan täna siin jutluses sõna huvitav, siis ma mõtlen selle all meelelahutuslikku või huvitavat hästi lihtsakoelises tähenduses. Ja Jeesus küsib ka oma kuulajatelt, mida te tahate näha? Miks te tulite välja? Kas tahate näha kõikuvat pilliroogu või kuningarüüd? Ma olen õpetajana palju mõelnud huvitavusele. Tänapäeva õpetaja peab oma aine tegema huvitavaks. Tuleb välja, et see aine iseenesest nii huvitav ei olegi. Selle peab niisuguseks tegema. On ju tore, kui miski inimest huvitab. Ja väga paljud asjad huvitavad väga paljusid inimesi. Ja oleks lausa lust, kui enamus inimese igapäevaelust olekski huvitav. Kui õppimine oleks alati huvitav, kui igapäevane töö oleks huvitav, mõnikord ongi, aga väga sageli ei ole. Tähelepanu hajub ja huvi kaob siis, kui me jääme sisendit ootama väljast poolt. Et keegi teine
teeks minu tegemised, olemised, tööd ja ülesanded huvitavaks. Ma näen, et sellest huvitavuse needusest ei ole pääsu ka koguduses. Ikkagi peaks olema huvitav. Aga pühendumine ei ole huvitav. Pühendumine on elu. Johannese puhul oli pühendumine surm. Jeesuse puhul samuti. Jeesus viitab nende küsimustega samuti meelelahutusele ja huvi äratamisele, kui räägib selle rahva hulgaga, kelle ette oma küsimused nagu kinda heidab. Jeesus küsib, aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole vastu rindu löönud. Mitte nende laste sarnane, kellega Jeesus võrdles taevariiki, vaid nende laste sarnane, kes tahavad kõike ja kohe ja nii nagu mina kohe praegu tahan. Kas nii nagu mina tahan või üldse mitte? See on infantiilne TikToki maailm, milles me praegu elame ja kus kõik nähtu peab olema huvitav esimesest sekundist. Ja kui ei ole, siis ma võtan ette järgmise. Ja kõiges selles on ähvardus. Sina jääd minu huviorbiidist välja. Mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Miks te läksite välja? Kas vastas ootustele? Missuguse hinde panete Johannese sooritusele? Tema riided ju ei olnud väärt vaatamist. Jeesus nimetab Johannest suurimaks prohvetite seas. Ja siis kasutab Jeesus sõnu, mis korduvad refräänina ilmutuse 7. kirjas. Kel kõrvad on, see kuulgu. Jeesus ei küsi, mida te läksite kuulama, vaid mida te tahtsite näha. Mitte mida te läksite vaatama, vaid mida te tahtsite näha. Me näeme seda, mida me tahame ja kuuleme seda, mida me tahame. Kui ei taha, siis meil kaovad kõrvad, nii et Jeesus peab meile kõrvade olemasolu ikka jälle meelde tuletama. Johannes ei küsi oma kuulajate käest, mida nad tahaksid kuulda või millest ta peaks rääkima. See otsus on tema eest ära tehtud. Ta oli suurim prohvetite seas juba enne oma sündi. Ta ei mõtle sellele, mida tema kuulajad võiksid tahta, kuulda või näha või mida neile täna pakkuda või mis oleks neile huvitav. Ta ei tule selliste küsimuste pealegi. Ta räägib sellest, mida need kuulajad vajavad. Johannese kõnede alus, öeldis ja sihitis on meeleparandus. Matteuse evangeeliumis on kirjas, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Kui Jeesus on teada saanud, et Johannes on vangistatud, võtab ta toonasele rahvale nii tuttavaks saanud Johannese kuulutuse ja teeb need enda omaks. Jeesus ütleb. Matteuse evangeeliumis on öeldud Jeesuse kohta. Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Taevariik on siinsamas. Lase ta sisse. Muuda see väline sisend enda omaks, enda identiteedist. Jeesus ütleb, et vaatamisest ei piisa. Vaja on midagi rohkemat. Kas see sõnum tundub olevat huvitav? Midagi, mille pärast end riidesse panna ja kodust välja minna. Midagi, mille pärast kõrbesse minna. Kas me tahame seda sõnumit näha või ehk ka kuulda? Kas me tahame sellega pärast äranägemist ja kuulmist midagi peale hakata? Kui Johannes oleks kirjutanud enda elust raamatu või oleks kirjutanud selle mõni tema jüngritest, siis ma arvan, seda oleks ostetud küll. Johannes oli ju huvitav isiksus, huvitava sõnumiga, omanäoline, huviäratav, isenäoline. Suurim prohveteist, ikkagi nagu Jeesus hiljem ütles. Miks mitte lugeda? Huvitav lugu. Aga Johannese elu ei olnud mõeldud eluloo raamatuks, mille sisse piiluda ja sisse pärast lugemist riiulisse tagasi panna. Kui sina oled käinud kõrbes Johannest kuulamas või hiljem
Jeesust kordamas neid samu Johannese sõnu, parandage meelt, vaadanud Johannese elustiili, tema väljanägemist, tema sõnu ja kuulnud ka tema surmast, siis kas sa maldad astuda selle kuulmisest ja vaatamisest sammu edasi, asetada Johannese sõnumi süvakihid enda elu süvakihtide kõrvale ja minna edasi sellest huvitavuse püüdest tahta midagi näha? Kui kaugele sa julged minna või miks sa läksid täna üldse välja? Palvetame. Hea Jeesus, me täname sind selle loo eest, mis piiblisse on kirja pandud, et me võime lugeda Johannese kohta ja selle kohta, kuidas Jeesus ja Johannes omavahel ka suhtlesid. Palun aita meil näha, et maailmas on nii palju seda, mis tõmbab meie tähelepanu ja kõike seda, mis on meelelahutuslikus võtmes huvitav. Ja aita meil näha, et see, mis on maises mõttes huvitav, on mööduv. Ja et sinu sõnum oleks meile huvitava. Täname, et sa kuuled meie palvet ja meid juhid. Aamen.